tere! Soovid teha hantlitega trenni, aga sul ei ole kodus hantleid. Imelihtne. Tänases TSI ehk tee see ise videos õpime, kuidas teha kodustest käepärastest vahenditest endale ise hantlid. Ja selleks, et meistrida endale hantlid, ei lähe sul vaja midagi muud kui järgmiseid vahendeid. Tühja pudelit. Ja pudeli suurus on siis vastavalt sellele, kui raskeid hantleid sa soovid endale teha. Mida väiksem pudel, seda kergem hantel, mida suurem pudel, seda raskem hantel. Seejärel läheb sul vaja MacGyveri teipi, seda hõbedast teipi. Ja kui sul on olemas lehter, siis köögilehtrit, kui ei ole, saad lehtri teha ise paberist, nagu meie tegime. Keerad paberi torusse, paned väikse teiptüki peale ja ongi lehter valmis. Lisaks sellele on sul vaja vett või liiva, kruusa või mingid väiksemaid kivikesi. Meie kasutame väikest killustikku. See jälle oleneb, mida sa kasutad. Sellest oleneb see, kui rasked saavad olema sinu hantlid. Esimene, kõige lihtsam moodus hantleid teha on võtta väike tühi pudel ja täita see veega. Vee puhul on imelihtne valem. 1 liiter vett võrdub 1 kilogramm raskust. Seega, et saada endale esimesed kerged kilosed või poolekilosed hantlid, ei ole sul vaja midagi muud, kui võtta liitrine või pooleliitrine pudel ning täita see veega. Läheme proovime selle järgi. Tulin siis kraani juurde, võtsin kaasa oma tühja pudeli ja täidan selle veega. Mis on veega hantlite tegemisel väga hea külg on see, et sa saad täpselt nii raskeks seda hantlit teha, kui sa ise soovid. Ehk siis, kui sul hantel läheb natuke raskemaks üle kilo, sest et tihtipeale olenevad pudeli kujust, nad on pisut üle tegelikult liitri mahutavad, siis saad vett vähemaks kallata ja hantel on sul automaatselt kergem. Ja kui soovid, et olekski natuke üle kilole, näiteks meil on liitrine pudel, seega tuleb kilone hantel, tahad, et oleks natuke üle liitri või üle kilo hantel, siis paned lihtsalt vett juurde. Nii, olen siis täitnud pudelit veega ja mul on ees kaal ja kaalume üle siis palju minu hantlid kaaluvad. Nii, kõigepealt 1 liitrine pudel, millena siin ääreni täis, kaalub, nagu sa näed, siis 1 kilo ja 52 grammi, ehk siis 1052 grammi. Võtan siit teise pudeli, teen kaalub veest puhtaks. Ootame, kui panen peale. Ja see on juba, nagu näed, pea et täpselt kilone. Ehk siis tegelikult on siin kaalu peal ka natuke vett, mis teebki ta natuke raskemaks, aga see ongi täpselt kilone. Nüüd näed, nüüd juba ongi täpselt kilone hantel. Ehk siis, nagu näed, sama pudel, ühel on natuke rohkem vett, on natuke raskem, kui tahan täpselt kilost, võtan natukene vett vähemaks, see ongi täpselt kilone. Ja esimesed hantlid ongi valmis. Mis saab siis, kui sa tunned, et sa oled paremas vormis ja ainult kilosest või 1,5 kilosest hantlist sulle ei piisa, tahad natukene raskemaid. Sel juhul on sul 2 võimalust leida suuremad pudelid või tunnid, mis täita veega, või täita pudel millegi raskemaga kui vesi. Näiteks liiv on suurepärane või ka, nagu meil siin on, graniit, killustik. Nii, proovimegi selle järgi. Nii, meil on siis 2 suht identset pudelit ja nagu sa näed, need on 1,5 liitrit, ehk siis kui täidaksid need veega, peaksid need kaaluma 1,5 kilo. Selleks, et saada nüüd neist natuke raskemad hantlid, täidame meie nad hoopis killustikuga või liivaga, meie puhul siis killustikuga. Ja selleks siis kasutangi lehtrit, kuna siia ühe kaupa neid kive sisse toppida on kaunist ülikas tegevus. Kasutan siis lehtrit ja kulpi, et köögis täiesti leitavad asjad. Ja. Nii. Järjest siin täidan, natuke tuleb seda lehti liigutada, et need kivid ei ummistaks seda lehti auku.
nii et ära korraga kõike sisse kalla, vaid niimoodi vähehaaval ja siis vahepeal raputa seda leetrit. Ja niimoodi täida siis pudel kas liiva või killustikukividega. Nii, nüüd oleme mõlemad pudelid täitnud siis killustikuga. Tuletan meelde, pudeli suurus oli 1,5 liitrit, ehk siis kui oleks vesi, jällegi peaks olema 1,5 kilone. Kaalume nüüd, kui palju see kaalub kivide puhul. Ja nagu näed, hopstigi 1,5 kilose hantli asemel on sul hoopis ligi 2,5 kilone hantl, ehk siis 2 kilo ja 347 grammi. Nüüd suurematest pudelitest tehtud hantlite puhul võib tekkida see mure, et olenevalt sellest, kui suur on sinu käsi, võib seda kaunis ebamugav olla hoida käes, sest ta on päris paks tükk. Selleks õpetan ka sulle lihtsa lahenduse, kuidas saada hantli käepärasemaks. Selleks võid ehitada hantlile siis teibist käepideme ja ta mahub sulle palju mugavamalt kätte ja saab sulle ka palju lihtsamani trenni teha. Selleks, et teha siis käepide hantlile, pead tegema kõigepealt 2 sellist kohta, kuhu sa saad oma käepideme kinnitada. Selleks võtad siis mäikaimele või selle õbedase teibi, paned selle pudeli peale ja hakkad tegema tiiru ümber pudeli. Kõigepealt üks külg, siis teine külg ja siis kolmas külg. Nüüd kui jõuad 4. küljeni, viimane, mul on ruuduline. Kui on ümmargune pudel, siis lihtsalt vaata, et sul jääks umbes käe 4 sõrme laiune osa vabaks. Minu puhul on hea 4-luukse pudel puhul, saan siia 4. külje panna. Panen käed siia vahele ja tõmban üle käte, nii et jääks mulle siia nagu väikene aas vahele pärast. Niimoodi. Ja teen veel umbes ühe tiiru veel. 2 tiirust peaks piisama, päris tugev teip. Ja siis vaikselt võtad sõrmed vahelt ära. Ja vaatad, et sulle jääks siis siia sükene nagu aas. Ja nüüd kordad sama protseduuri ja teed ka pudeli alumisse ossa samasuguse aasa. Nii, nüüd minul on mõlemad aasad valmis. Oluline on siis see, et need aasad jääksid ühele poole ja oleksid enam-vähem kohakutti, nagu näed siin. Ja siis teed valmis käepidamesele sanga. Selleks võtad teipi, umbes mõõdad ära, et oleks see pudeli pikkus ja keerata natukene kokku nagu köieks. Kui üks pudeli pikkus on tehtud, rebid veel juurde teise pudeli pikkuse ja kordad sama asja. Kui tahad kodus, võid tegelikult sellega teha nöörist. Nii. Ja nüüd, kui sul teibinöör on valmis, siis ei ole sul muud, kui toppida ta ühest aasast läbi, teisest aasast läbi ja tuua ta niimoodi üle selle pudeli kokku, võid alla panna. Seejärel võtad väikese, kuna ta näed, otsad on lahti siit natuke, nad võivad ka juba kleepuda, aga ta oleks turvalisem, võtad väikese tüüpi teipi ja teibid siit ümbert ta kinni. Ja samamoodi teise poolele. Ning nüüd need kohad, mis sul nüüd raasad lahteri, vajutad vastu pudelit ja tõmbad väikse teibitüki veel peale. Ja hops, on sul valmis 2 hantlit, et teha trenni. Et milliseid trenne, selle juurde juba pöördume minu treeningvideotes, kus täna ehk siis see nädal ja järgmine nädal näitan sulle videosid, spordivideosid, kuidas sa hantlitega trenni teha. Nii et head hantlite meisterdamist ja head treenimist sulle!